Ülikiire tutvustus, kuidas teha back-end'i. Tegelikult back-office admin paneel ehk siis front-end muidugi ka, aga põhimõtteliselt on see nüüd üks koerte äpp, kus Google Maps kaardi peal on kõik Eesti koertega seotud kohad, koertesõbralikud söögikohad, koerte ujumiskohad, mis iganes kohad kaardil on kõik siis kaardi peal ja see on nüüd administraatori vaade, kes näeb listina kõiki neid vaateid või võib ka näha kaardina. Siit saab siis vaadata, mis siin kõik kaardi peal on. Ja siis kui lahti teha, siis on selle konkreetse koha täpsem info, et mis tüüpi koht see on, peamine tüüp, kõik tüübid, mille alla ta kuulub, nimi, URL. Kuna mitmekeelne äpp on, siis mul on hetkel inglise keele peal, tegelikult on see ka vene keeles ja eesti keeles. Ja sellise admin paneeli tegemine oli mul tegelikult umbes 1 päev tööd. Ja ma kohe näitan, kuidas. Sellepärast, et siin on tegelikult, kui ma lähen setting utesse, ma võin hästi kiiresti teha mingisuguse uue asja, mis iganes tooted näiteks. Ühe klikiga näiteks võib-olla tahame tootele staatust, et on draft või arhiveeritud või on avalik või võib-olla sorteerida tooteid ka manuaalselt millegi järgi. Alati hea on, et kuna loodud ja kuna viimati uuendatud ja kuna siin süsteemis on palju kasutajaid, saab teha, need on siis erinevad adminid, võib-olla tahaks näha, et milline meie töötajatest, kes tegi üldse selle. Aga siia võib ka ligipääsu klientidele anda, sest hästi lihtsa vaevaga saab piirata, et mis aladele keegi ligi pääseb. Nii, ja nüüd on tooted on tehtud. Lisame tootele nime. Tõstame neid asju siin veidi ümber. Võib-olla teeme half-width siia, paneme staatuse siia kõrvale. Nii, paneme veel hinna, mida iganes, asukoha. See kaart tekkis siia automaatselt ka paari klikiga. Ma võin rip-menüü teha, checkboxid, faili üleslaadimise teha, pildid. Fully functional, 100% custom admin paneel, ülikiirelt, istub Postgres andmebaasi otsas või kui mingil põhjusel kasutab mingit muud, Postgres on siis tänapäeval kõige parem, siis ta toetab ka MySQL, MS SQL ja mingeid seal veel üksjagu erinevaid SQL baase. Mis on veel ilus, saab siis relatsioon erinevate tabelite teha, et meil on kasutajate tabel, näiteks kasutajad ja tooted võivad omavahel seotud olla. Ma ei kujuta ette. Kasutaja äkki müüb neid tooteid ja tema lisas, siis ta on seotud sellega. Ehk siis ühel kasutajal võib olla mitu toodet. Seega siit poolt toodete poolt vaadatuna on see many to one relationship ehk siis mitu toodet võib olla ühel kasutajal. Nii. Paneme siia näiteks kasutaja. Võtame users tabeliga, sest see on lihtsalt olemas juba. Ja kui me defaultina muidu ta kuvaks siin nüüd selle kasutaja ID-da, ma tahaks näha võib-olla kasutaja eesnime ja perekonnanime näiteks. Nii, kasutajaga on seos loodud, nüüd on juba relational table, kui me lähme nüüd siia tooted ja lisame uue toote, siis saab nime lisada, see staatus oli siin automaatselt. Ise saab muuta ka neid staatuseid hästi kerge vaevaga ja lisada või ära võtta. Ja võtame siia, paneme testkasutaja oma on see toode näiteks. Ühesõnaga, niimoodi klõps on tegelikult andmebaasi struktuur loodud ja samal ajal admin paneel loodud ja samal ajal ma lähen API-sse, see on praegu localhost'is, aga API endpoint on tegelikult API. Siis see konkreetne äpp, millega asi on seotud ja API on out of the box olemas. GraphQL API kui ka REST API. Ehk siis mul on siin praegu lahti üks query nearby providers,
Ma olen sisestanud enda latituudi ja longituudi ja põmm saab apid kohe testida 211 millisekundiga. Pumaki on mul kõik teenusepakkujad, kes on minu linnulennult 20 kilomeetrit ehk siis 20 000 meetrit. Siin praegu tuli neid siin 2 tükki välja. Üks on minust 8 kilomeetrit ja teine on ka mingi 8,5 umbes. Et ühesõnaga API out of the box. Okei, see query nüüd konkreetselt ei ole out of the box. Siin ma olen kirjutanud custom SQL funktsiooni, et kaugusi arvutada ja seejärel järjestada tulemused kauguse distantsi järgi. See ei ole out of the box. See on mitte väga palju ridu kood SQL funktsioon. Aga võtame näiteks tavalised CRUD ehk siis create, read, update, delete. CRUD on siis see, kõige tavalisemad operatsioonid, mis tehakse. Et kui ma nüüd tegin need tooted nüüd sinna, eks ole, ma pean kõigepealt setting utest reload ima selle, sest nüüd need ma alles just praegu lisasin. Võt niikaua, kuni see siin nüüd siin vasakult paremale läheb, see on see aeg, mis mul kulub nüüd selle API endpointi loomiseks sellele just loodud tooted. Vabandust. Ma pean siit track'ka veel klikkama. Tooted on trackimata ja kui ma läheb ühe korra veel ja tegelikult ühe korra veel. Nii, nüüd on see track itud ja nüüd, kui ma lähen publicusse tagasi, siis on tegelikult siin on relation'id usersitest toodetesse ja toodetest usersitesse, mis ma näitasin, et ma selle admin paneelil tegin. Ja tegelikult me tegime user created ja user updated. Directus on selle admin paneeli nimi, vabavaraline tarkvara. Open source ehk siis saab enda hostida rõõmsalt enda serveris. Saab siit ka osta, aga ta on päris kallis. Et eks nad elavad selle peale, et kõik ei pane enda serveris oma asja püsti. Niisiis, ühesõnaga siin on nüüd need relation'id ja need ma trackin ka ära. Ja seejärel on mul API valmis. GraphQL, moodne tänapäevane, veidi uuem kui REST. REST on aastakümneid olnud industry standard. Aga põhimõtteliselt nüüd ma saan hakata GraphQL query testima siin Graphicalis ja täpselt samamoodi frontend koodis siis sama kood läheb edasi ja saab hakata frontendi kirjutama, backend on valmis. Kus meil siin on? Ma näitan, kuidas seda asja ilma käsitsi kirjutamata teha veel eriti kiiresti. Tooted. Nii, võtame näiteks tooted, sorteerime loodud, kuna loodud järgi kahanevalt. Ma ei tea, võtame, kus nimi sisaldab, mis me panime siia tootele nimeks? SD, no sisaldab SD. Ja siia nüüd see query automaatselt luuakse. Ja siis mis asju ma tahan selle toote, võtame toote nime, võtame users table, siis kasutaja eesnime ja emaili ja ma ei tea, mis me siit tootelt veel võtame. Nime ja staatuse ja sorte, aitab küll. Ja põmm, 151 millisekundit, ülikiire on see. Antud juhul on tegemist Hasuraga, siin üleval on näha. Hasura sai juba 1,5 aastat tagasi unicorniks
Ehk siis ütleme nii, et neil raha on, et normaalset toodet arendada. Olen kasutanud üle 4 aasta, ei ole ühtegi bugi selle aja jooksul näinud. Kirjutan sellest raamatut, õpetan ka Tallinna Polütehnikumis lõpetajatele Hasurat, kuna olen igasuguseid tööriistu kasutanud. See on vaieldamatult parim, mille otsa ma elus sattunud olen. Üliturvaline, enterprise level, ülikiire arendada. Bugisid ei ole. Mida veel tahta? Mul on API valmis, API query valmis. Mingil põhjusel RESTi on vaja, klikkan nupule REST, panen sellele nimeks tooted. API endpoint, mis me paneme, paneme tooted ja ma ei tea, post'iga näiteks, post method ja REST on ka olemas. Selle kustutan ära, sest üldiselt RESTi väga palju ei kasuta. Ühesõnaga 2 asja, millele kulutatakse tohutult palju aega, kui tehakse näiteks backend API mingi, ma ei tea, no Javast ma üldse ei räägi, Java Spring, aga no tänapäeval väga moodne Node.js Express, Laravel. No milleks raisata aega ja kirjutada asju, mis saab out of the box. Kõik kogu aeg kasutavad seda, et neil on vaja lugeda datat, neil on vaja kirjutada datat, neil on vaja uuendada datat, neil on vaja kustutada datat. Et see on ju absoluutselt iga äpi, igal pool kogu aeg vaja. Seda nullist kirjutada, täiesti rumalus. Loomulikult, ega siis kõik out of the box ei tule. Siin on distantsi arvutused, nearby service providerid, mingid absert on siis see, et sa teed mingid 2 asja korraga, et kui tavakasutaja hakkab service provideriks, et siis et frontendis oleks lihtsam, et frontendis oleks ainult üks query, et siis ühe query'ga uuendame kasutaja infot ja loome uue kirja service provider kataloogis. Et pigem backend arendaja võiks aega kulutada selliste asjade peale, et frontis oleks kõik võimalikult minimalistlik ja lihtne, sest ideaalmaailmas front kuvab pilti ja back teeb kogu muu kõik loogika. Seda järjest rohkem eiratakse, aga see ei ole õige. Jälle mingi absert payment metodiga seoses, et uuenda kasutajat ja samal ajal lisa uus makseviis. Mingid funktsioonid olid siin mul veel, aga no ma ei hakka liiga palju koodi näitama. Loogika on põhimõtteliselt ülilihtne. Tahtsin demoda seda, et ülikiirelt saab valmis admin paneeli, out of the box saab back API, rets võit ajaliselt. Siit saab tegelikult väga sügavuti minna ka permission itega. Luua uusi kasutajaid, nii palju kui tuju tuleb, näidata, mida nad saavad lugeda, mida nad saavad vaadata, mida nad saavad update ida, milliseid välju nad saavad muuta. Custom check'id näiteks, et mis tabelis ma olen? AI answers. Okei, AI answer on seotud AI questioniga. See on seotud kasutajaga ja kasutaja ID peaks siis olema selle ise kasut-. Põhimõtteliselt nüüd ma tegin reegli, et inimene saab ainult neid AI vastuseid näha, mis on seotud tema iseendaga. Ehk siis
jällegi klõpp ja kasutaja rollid on paigas. Siin on isegi inherited roles tegelikult, mis tähendab seda, et ma teen mingisugused rollid välja, mis kehitivad mitmetele kasutajatele ja siis teen mingid alarmrollid, mis pärivad siis nendelt kõrgematelt üldistamatelt rollidelt mingeid asju, et ma ei peaks topelt tööd tegema. Kogu see asi jookseb mul localhost'is, ta on ka serveris, aga localhost'is teen ma sellepärast, et iga liigutus, mis ma siin teen, see salvestub ka koodina ja seda saab versioon kontrollida GitHubis, mis teeb ülilihtsaks selle, et saab mitmete arendajatega koos arendada, saab lasta noorematel arendajatel mingeid asju teha, vanem arendaja saab pull request'id üle vaadata, enne kui ta ära merge'ib selle, mis võib-olla mingid nooremad on teinud. Ja mingeid asju on mugavam ka otse nagu siis VS Code'is koodina kirjutada, mitte siin selles UI's, mis on kasulik, kuna vahepeal saab code generatoreid kasutada mingites kohtades ja eks veel kiiremaks ja veel automaatsemaks minna, kui siin klõps hiirega teha. Küll aitab võib-olla praeguseks, kui on mingit huvi, saab alati edasi lugeda, kirjutada Hasura ja vaadata siit. Olen ka kirjutanud Hasura, kui kirjutada ülikiire või panin lingi alla ka. On siin väikene eestikeelne kokkuvõte Hasurast ja selle võimalustest. Aga olgu, aitäh!